Ahoi kotkad, oleme tulnud jälle siis vimba püüdma. Koos Kairitiga. No ja selle elukaga, kes siin nüüd ilusti kõik juppideks näris meie madratsi, jah. No võt, ei pannud tähele. Aga nüüd oleme siin kohas, kus me see aasta esimest korda poistega käisime hästi vara, liiga vara ja siis teist korda Kairitiga, kus siis juba kalaga tuli. Et praegu siin kedagi ees ei ole. Et proovime siis siin ja kui siin ei võta, siis homme liigume ühte teise kohta, mis me poistega avastasime, jääb nagu varuvariandiks. Aga vaatame, mis siin siis saama hakkab. Et paneme telgi püsti ja davai, hakkame toimetama. Nii, olen nüüd jõe ääres. Panen oma õnged siin sisse. See on nüüd see koht, kus me Kairitiga saime see aasta 10 tükki. Ja teeb siis sööda valmis. Mul on siin veel mingid vanad tõuku järgi kuskilt jäänud. Need segame ka, osa on siin juba nukud, segame sööda sisse, aga söödaks paneb siis, mul on vimba, salmo vimba, vimbkrevett ja siis on see mingi universaal, segame mõlemad kokku, paneb juurde siis seda ploodmiili natukene ja siis proovime siis seekord nii, et pritsime sööda peale ka mõningaid asju. Et on siis Arctic Grill, mis pidavat vimmale sobima hästi ja paneme siis veel seda ka, ploodvormi ka veel proovime. Ja söödad jälle, mul on väikest ussi, fennikussi, suurt ussi, krevetti ja tõuku. No ja vaatame, mis ta siis siin paremini võtab. Aga ühesõnaga jah, segan nüüd sööda valmis. Loobime sisse, mul on 70 grammised korvid ja siis siin praegu vool on juba aeglaseks jäänud, et ma arvan, see 70 on siin täiesti piisav, et siin alguses oli see, et see 70 isegi tahtis minema ujuda, tead, kui pikalt oli see tamiil väljas, takistus oli suur ja mis seal ikka, teeb söödad valmis, vaatame, viskame sisse. Ja on vimb ja on ilus vimb. Pakun ta nüüd välja saada. Tule eest ära, Mona ei! Tead, ma sõidutan ta sinna. Vimmasõit. Ta võttis ussi. Oi, see on ilusat mõõtu. See on peaaegu 40 ju. See on väga ilus mõõt. Väga hästi. Ussi peale esimene. Yes! Algul oli päris hea võtt ja kohe tuli üks suur vimb ka, aga siis kõlistas vahepeal, aga rohkem midagi pole praegu olnud. No me oleme veits üle tunni olnud ka ainult, aga siis on paras hetk mingisugune söök teha, sest me oleme mingi hommikuse söömaga, kell on veits 4 läbi. Rohkem juba, ma arvan, 4:30 läbi. Võib-olla, et Nuudlid. Vaata nüüd, tahab võtta ära jälle. Nuudlid või? Ei saa. Ja siis purgiliha lihtsalt ja purgiliha, nuudlid, küüslauk. Jah, mingi hästi lihtne, et õhtul on muidugi teised toiduplaanid veel. Gurmeevärk on õhtul. Aga seda näeb juba hiljem, et loodame, et nüüd vimb hakkab võtma uuesti. Kui ei võta täna väga hästi, meil on võimalus homme ringi vahetada oma koht. Ja eks siis, jah, mina ei tea. Sööme ära, vaatame, mis saame hakkab. Mingi aeg ikka midagi toimuma hakkab, ma usun, et ega päris särg või keegi ikka võtab. No võiks ju. Et see vimb, mis oli, tuli suhteliselt suure konksu peale. Mul on number 4 konks, sükene selle väikste nende lisakidadega, et uss pealt maha ei tule. Ja selle peale tuli, jah. Ja siis on praegu selle, mis need olid, nende pihustitega üle pihustatud tõuku on sees. Ma kuulen kõlistamist. Ma kuulen ka, kus juures. Siis on sees veel ussi, krevetti ja tõuku. Ja üks on mingisugune 3 punt ka veel mul seal otsas, et panin kõike ühe konksu otsa ka veel. Vaatame, mis ta siis sööb, me ei tea ju. Ja ega kui ta lisu ei ole, siis ta ei söö mitte midagi. Et isegi kui ta kohal on siin, see ei tähenda nagu midagi. Vaatame, kas kõlistab siin veel või mis siin kõlistas nüüd. Nüüd on mingi eriti hull kõlin.
siin peab nüüd olema midagi suurt otsas, kui nüüd ära ei läinud. Me olime laagriplatsil. On küljes veel? On! Miks ta nii raske on? Mis asi see on seal nüüd? Mingi üliraske. See turb või midagi? Tule ruttu, mul on kahva vaja. Midagi suurt on. Oi. Ongi. Püsti seal. Oi. Jah, jess. Ja võta Rauno. Kes on Rauno? Rauno, ära võta kala ära, Rauno! Noh. Ilus. On ta, mis ta on? Teeme kotletiks siis. No nii, sööb. Ja mingid väiksed kõlistuvad kogu aeg. Kogu aeg mingid väiksed nokivad kallal, aga ma ei tea siis, kas viidikad või väiksed sääred või midagi, aga praegu midagi suuremat pole jälle jah. Peale selle turva otsa hakanud. Aga noh, ootame, sööme ära ja võib-olla ongi parem, kui praegu ei võta muidu ise süüa. Et kell saab hilisemaks, äkki hakkab paremini võtma, ei tea, paistab. Mis see siis on? Mingi puutükk. Okei. Nii, nüüd on midagi just küljes. Midagi on jah, aga ma kahtlustan, see on särg või midagi. Või mis asi see on? Kas see on teib üldse või? See teib jah, see pole turb ja see on teib. Nii. Ja nüüd on midagi küljes, mis meil siin on. Nii, ja kui kala ei tule, siis me peame, tähendab vimba ei tule, siis me peame vimajumala poole palvetama. See on niimoodi. Põlv maha. Vimmajumal, anna meile palju vimba. Vimba. Nüüd tuleb. Tule siit midagi, sest et vaikus on, midagi ei toimu eriti. Kohe tuleb. Et no, mingi tugevam kõlin siin oli korra, päike pimestab, mul jääb päiksikad ka maha. Mingi tugevam kõlin siin oli korra, aga ei jäänud otsa midagi, et tükk aega on selline vaikus, jah, isegi väiksed ei taha mängida. No ma võin väikse jumala poole ka palvetada. Ei ole vaja. Väikse jumal. Hea küll, aitab. Jaa, nüüd on raske. Nii, lõpuks hakkab miski võtma. Mis meil see on? On vimm. Hästi, võtame kiiresti välja. Ops. Mõõdus ja... Mõõdus kindlasti, mingi 33 ma pakun. Nii, mida võttis? Tõuku. No väga hästi, vähemalt midagi hakkas lõpuks toimuma. Vimmajumala poole pöördumine aitas. Ma panen kähku sumpa tagasi, äkki on rohkem neid siin all. Jaa, ruttu! Kukkus maha! Tõmbas vette raisk. Oota. Mis toimub? Mis ta vette tõmbas? Oh! Võib-olla panin halvasti siia riba hoidja. Oli nii kehvasti kuks vette. No see on siuke suurema poolsem ka, ja ta ei ole mingi väike. Ei no väga hästi, nüüd hakkas järsku viimb võtma siin. Võib-olla jäi isegi mu kiljumine peale. Jäi ikka. Ma loodan. No väga hästi. Tubli! Noh, lõpu. Lasid lõdvaks. On või? Jaa. Nii.
Kairit tirid vahel. Keri. Mine lähemale ja tõsta siia välja. Tõmban ta lihtsalt siia. Hopsti! Jah, vimm, nii. Tuli ka nüüd. Väga hästi, jälle ilus. Jälle ilus mõõt on täna kõik. Suured on. Noh, davai, võtame kiiresti ära ja täna sööb krevetti tuli see võtma. Krevett ja 2 tõuku on siin küljes. Ja ma tegin talle musi veel. Ja. Nii, tulime jõe äärest ära. Kairit hakkab süüa tegema. Et mis siis öelda tänase päeva kohta? Noh, väga kehva päev oli tegelikult. Et 4 vimba ja 1 siis see turb. Hommiku vaatame, mis see turb kaalub ka. Mõtlen veel, kas ma viitsin temaga teha midagi või mitte. Noh, kotletiks see nii võiks ju teha, aga eks paistab. Aga ühesõnaga jah, et 4 vimba, turb. Huvitav on see, et mitte ühtegi särge või midagi muud sellist. Et suht sükene, mis siin toimub, koera õpetamine taustaks. Et sükene kehva jah oli. Aga ega midagi, me oleme siin homme ka veel ja et vaatame, kuidas homne päev on. Praegu hakkab siis jah Kairit kohe süüa tegema ja vaatame, mis ta süüa teeb. Jah. Nii, ma tegin siin vahepeal lõkke ülesse ja samal ajal, kui Kairit süüa teeb, kohe vaatame, mis ta teeb. Teen mina siin omale valmis selle piirplaadi peale erinevaid rakendusi. Et mul on siin siuke süsteem. Teen neid kaheseid siukseid. Noh, meil on 2 konksu küljes igal õngel praegu. Praegu teen siis number 8 ja mis mul siin oli? No, number 6 siukseid. Ja. Et vaatab, et täna jäi siin ka paar tükki konksu põhja kinni, et ta tõmbas nagu puruks. Et siis homme oleks lihtsam, kui midagi põhja jääb, saab kohe panna uuesti uue selle konksud külge, aga siin toimub siis no räägi ise, mis sa teed. Riisikeetmine. Ma ei oska kunagi riise keeta. Ma nagu tunnistan, ma ei oska mitte kunagi. Siis peaks minema suusi vahele siis. Okei, on spetsiaalne mingi suusiriis, aga see on nii kallis, et seda me niikuinii ei osta. Aga ma ei oska tavalist riisigi keeta. Okei, ja siis meil on siin mingid krabipulgad või mingid selle laadsed asjad, siis meil on siin päris mis ta siis on? Lõhelõiked või? Või siin on siis veel kurki, paprikat. See on vist sojakaste. Ma ei ole ise eriti suur sushi fänn, aga ütleme nii, et kui ta olemas on, siis ta süüa kõlbab küll. Et sõltub muidugi sushist ka. Et ma olen saanud väga halba sushit, mis mulle üldse kohe ei meeldi. Aga on ka sellised, see oli kuskilt nii-öelda poeketist, ma ei mäleta millisest. Aga on ka selliseid, ja mina ei ostnud seda, see toodi lihtsalt, pidin sööma. Ja on ka siis selliseid, jah, mis täitsa kõlbavad, aga no vaatame, kuidas täna välja tuleb. No vaatame, loodan parimat. Okei, aga ma teen oma rakendusi edasi. Teen mingi hunniku valmis, sest kalastuslaagrid ja asjad ju ka tulemas ja siis on hea, kui on kohe võtta. Et siin õhtul lõkke ääres, mis sa muud teed, et ma ühe õnge panin küll tegelikult siia samasse lõkkeplatsi vasta ka kohe sisse, aga siit ei ole ühtegi kõlinat praegu tulnud, ehk siis tundub, et midagi ei ole siin küljes käinud, et siin on üks uss ja üks krevett on nagu konksu küljes, aga ma korra kontrollin, et äkki väiksed sutikad on küljest ära söönud. No nii, oleme telgis, et sushi jääb siiski hommikuks. Meil oli siin paar väikest vahejuhtumit. Et jah, mul juhtus väike õnnetus ka. Kukkusin siin pimedas. Lamp ei põlenud korralikult ja panin pumps kivi pihta. Jälle tegin seljale haiget, nagu ikka. Tavaline värk. Ja siis jah, teeme sushi hommikul. Mis seal ikka? Et Kairitel juhtusid ka väiksed äpardused, täna on siuke äparduste õhtu. On või? Ei tulnud hästi välja, teeme hommikul uuesti. Jah, ega midagi. Lähen magame ära ja tööd. Vaatame hommikul, kuidas kala võtab, mis süüa teeme ja nii edasi. Hommik on käes. Ei tea, palju peale jääb.
Selline pimendav telk on meil. Ja kell on kohe 10. No nii, sai natuke magatud, aga jah, midagi ei jää. Läheme siis õue, hakkame toimetama. Ja eile õhtul ei jõudnudki teha sushit. Noh, tähendab, proovisime, aga ei tulnud hästi välja. Läks natukene valesti see asi, aga ma ei hakka seda videosse jätma, et pidime natuke chatu käest õppima, kuidas see tegelikult käib. Polnud mõtet jätta, muidu on jälle see teema, et keegi hakkab siin kommenteerima, et ei oska ja nii edasi. Ega me ei oskagi. Alles teist korda teen nii. Jah, ei oskagi nii hästi veel. Proovime. Läks see roheline asi vale pidi ja mis kõik asjad olid ja siis unustasime alguses riisi peale panna, et riis läheb ju ennem kui muu mont ja siis me ei hakanud üldse jamama. Teeme siis täna uuesti. Proovime. Ma ei luba, et täna ka õnnestub, aga proovime. Jaa. Näe, tahab tuulega minna ja kõiksugu jamad. Täna on jälle siuke tuuline, et tegelikult ei viitsidki kohe hommiku telgist välja tulla, paar tundi sai niisama seal veel vedeletud ja ootasin, kuni ilm vähe soojemaks ära läheb ja tegelikult... Päikest hakkab juba näitama, hommikul oli megapilves. Peab vaatama ilmateadet, lubab siin võib-olla sadada ka natuke täna mingi aeg, aga no vaatame, sööme ära rahulikult, kiiret pole, sest me jääme täna ka veel ööseks siia ja see tähendab seda, et jah, sööme rahulikult, teeme kõik rahulikult, nii nüüd läheb riis. Ja siis jah, vaatame, kas see kala sööb või ei söö. Pole küll spetsiaalne sushi riis, aga ma arvan, et ajab asjaga see ära. Võtsin lihtsalt kodust mingi riisi kaasa, mis kodus oli. Ja tegelikult olid siin mingid teised kalamehed ka sealpool hommikul vara olnud. Need läksid juba enne minema, kui me telgist välja saime. Järelikult midagi ei tulnud. Eile õhtul oli ka üks kalamees tuli, läks ka suht vara minema. Järelikult midagi ei saanud, aga just ennem seda läks ära, kui meil hakkas see õhtul veel tuli nagu 3 tükki, et jah, eks millal nad siit läbi ujuvad ja kuidas ei tea ja noh, tuleb lihtsalt sellele õigele ajale peale sattuda. Teed kõik, mis sa teed, aga kui noh, ei söö või ei ole teda sellel hetkel siin all, siis ei ole midagi teha. Nii on. Nii, teeme makraga kõigepealt, ma arvan. Makraga kõigepealt, jah. No okei. Ühesõnaga, paned makrad ja mis seal on? Paprikad, kurgid? Ma teen makra ja paprikaga praegu. Okei. Ja siis keerame ta rulli. Vähemalt proovime keerata ta rulli. Ilusti nüüd. Niimoodi või? Ma ei tea. Umbes niimoodi. Peaks see käima, aga kuna ma alles teist korda teen, siis tead, välimus võib olla, milline nüüd on, aga maitse peaks olema äkki oleks pannud rohkem midagi sisse? Järgmisele, okei. Mis sa veel tahtsid siia? Kurki ja kõike või? Ei, ma ei tea, vahet ole. Ei, ma teen järgmise selle äkki mahub rohkem, jah. Meil on päris lõhe kõrke ka. Seda natuke nüüd välja. Suusi tellimused Kairitile. Ei tule palju parem välja kui eile õhtul, aga no mis siis ikka sööme ära? Kuule, milline ta peab tulema? Mädanema läinud kurk, sööke, valget mäda tuleb juba vahelt välja. Söögilaua järje juttu. No mis sa teed? On nagu on. Väga ilus tuleb, oota, ma lõikan ta tükkideks ja siis ma enda ilusa kuju. Ma ütlesin, et rohkem kraami vahele, need tulevad nii pihiksed nagu tikrid. See tikrimarja suurused tulevad pihiksed. No anna siia, mul kõht tühi juba. Noh, vaata kui pisike tuli, aga noh, okei, las ta olla. Väikestega on ka tore mängida, nagu sa alati ütled. Jah, jõuda käib. Näe, pole hullu midagi. Okei. Sojakastet? No võib, jah. Teie hommikusöök sai valmis. Kuidas õige japs sööb? Ma lähen toon söögiristad nüüd. Ehmatad koera ära. Palun. See käib läbi sealt. Näe, Moona juba ootab, et midagi maha kukuks. Oh, mis peen restorani värk. No ei saa ju niimoodi. Vaata, sellepärast me Alliga kuskil peenes koos söömas ikka. Eestlane sööb ikka lusikaga. Nii. Lusikaga.
jah. Rusikaga. Vahet ei ole, ma võtan näpuga. Rusikas. No näe. Niimoodi käib asi. Võtad tilgasoja kastet siia peale. Siis aitad siia peale niimoodi. Noh, teine asi kohe. Tead, kuidas õige eestlane sööb või? Me peame nendele pillusilmadele minema ka õpetama, kuidas niimoodi on palju mugavam. Oota, minu kord, ma näitan, kuidas õige eestlane sööb. Näeb, võtab näpuga siit, näeb suhu. Joob peale või? Ei ole. No, hea küll. Sööme ära, lähme kalale ka lõpuks, mis me siin pullitame, aga täna on jälle tuulinud kas. Jah. Tekib jälle paanika öösel või? Et puud kukuvad. Sai välja vahetatud tegelikult ka 3 õngel konksud natuke väiksemate vastu. Ja mis siis veel? Proovib erinevaid segusi veel jälle. Et mul on siin praegu niimoodi, et on, mis mul siin oli? Üks on puhtalt tõuguga ja siis selle maitseainega, selle grilliga. Siis on puhast ussi otsas, on ussi ja kreveti segu, külistavad, 2 õngel mingid väiksed. On ussi ja kreveti segu ja on siis kreveti ja tõugu segu ka, et vaatame siis, mis nagu toimima hakkab. Oh my god, see on ju harjus. Tule ruttu, ma sain elu esimese harjuse. See on ju harjus. Täitsa haige värk. Wow. No võt. See läheb loomulikult tagasi, seda me ei saa kaasa võtta, kaitsealune liik. No mine nüüd. Sai viga, nii kahju. Oi. Verd tuleb natukene. No jah, ta oli lõpusesse tõmmanud. Veits sisse, mis me nüüd siis? Jube kahju. Äkki jääb elama. Ei tea. Vaat milline loll juhus siis. Kahju. Oh, nii väike harjus ja sõi siis niimoodi pahasti sisse. Kontrollisin netist järgi ka, et jah, ei ole väga suur hari noortel harjustel, aga see tundus olema ja ikka harjus. Aga nüüd vähemalt ujus minema, ma ei tea, kas ta elama jääb, aga pani minema siit just sutsaega tagasi. No loodame, et jääb elama. Kuigi jah, verd tuli lõpustest. No mis sa teed? No, ei saa ju valida, mis sul konksu otsa tuleb siin. Aga noh, püüame edasi. Midagi on vist. Jah, mingi väike jälle. Viidika tuu peal tuli mul. Ei no äge. Igavesed prisked veel. No võtame ära. Üks ussi peale, üks tõugu peale. Nüüd hakkas sadama ka. Nii, ja mis meil siit tuli? Esimene särg. Esimene särg, aga no laseme selle minna või see on liiga pisike. Et tulime vahepeal autosse ära, käib nagu 15 mitsa tagant või niimoodi õngasi kontrollimas, sellepärast, et siin läks nüüd sajuseks, ei viitsi selle vihmaga seal passile toolid võtsime ka ära, et märjaks ei saja ja siis kasutab aega ära. Teeb siin vahepeal videot kokku, see annab meile voolu, kui see tühjaks saab, siis võtab ühe teise inverteriga auto aku pealt, et see Ego on väga hea asi. Siin inverter 400-vatine, see on ikka meil abiks kogu aeg. Aga ka see saab üks hetk tühjaks. Eile sai siin juba arvutiga sutstööd tehtud ja telefone laetud. Ja siis läheb jah teine töösse, mis mul siin tooli all on olemas, see mul ikka sigareti süttajasse käib. Aga selge, toimetame siin natuke edasi, kui midagi õues toimub jälle, mingi kala võtab või midagi, siis lähme vaatame ja teine asi, siis varsti peab mingid söögid ka tegema, et oli mingi eriplaan või
või teeme neid mingeid kiireid asju? meil on alles seda makrat, lõhe, kurki, me teeme võikud. Jah, no aga eks siis vaatame, kui sööme. Tulin õngesi kontrollima, et kas jälle on haug võtnud või midagi, et täiesti viltu hoopis teisi suunda, kus see algul oli see raskus, on tõmmatud õng ja või see tina oli tõmmatud. Ja siin on nagu, ja näpuga on tunda, et on siuke karedamiil, et on augi hammaste vahel vist räsida saanud, et on võtnud jälle otsast ära mul mingi haug vist selle ussiga konksu. Ja nojah, vaatame teised õnged ka üle. Rähni vaatan. No kala ei võta enam, et ma ei tea, kui palju me siin täna mingit kalastusmaterjali enam filmida saame. Tõmbas jube külmaks ära. Külmaks ära selle vihmaga, keegi ei võta enam. Uusvi tuleb kohe sealt peale. No nii, me oleme nüüd jälle autos. Väljas korralikult sajab ja ma siin pöördusin just kakajumala poole, et see loom jumala eest rohkem ei pussutaks siin, sest et see sõi ennem mingisugust riisi, mis meil järgi jäi ja nüüd lihtsalt peeretab ja siin pisikeses kabiinis nagu suuströömingu purk oleks avatud, kui see elukas ööpuraka paneb. Kas paneme selle klipiga vahele, kui sa puksujumala poolde pöördusid? Arvad, et kõlbab panna või? Hea küll, paneme siis. Nii naljakas lihtsalt. Kakajumal, tee nii, et Moona ei pussutaks enam. Moona, keelatud on puuksamine. Ja meil arvutis mul natukene veel vurtsu sees on, aga kui see otsa saab, siis ma panen siit. Mul on siin selline ka, et ei hakanud seekord paadiakusid kaasa vedama neid 100 ampertunniseid, muidu sellega saab panna otse paadiaku pealt ka, aga meil on siin niisugune niiskus ja see sai tühjaks ja meil on siin niisugune niiskus, et ta niikuinii peab autot käivitama vahepeal ja mis sa seal telgis ikka aeled, et aeg-ajalt käime ikka vaatamas õngede juures, aga seal midagi ei toimu ja hakkan filmi vaatama. Mis siis toimub ka? Suurt midagi. Korjasin õnged välja, et kala, ei söö täna. Ja sai siin videot kokku pandud arvutis, siis kairitakse juba tuttu ära. Room tuli siia. Kairiti koha peale, kus ta ennem oli ja ma vaatan siin vanu filme, et vaatasin just see 2001 Space Odyssey ja nüüd kus oli 68 aasta film ja nüüd ma hakkan vaatama 77 aasta filmi Slapshot, mingi hokifilm. Ja ega midagi, ma arvan, et täna rohkem siin nagu midagi ei teegi, vaatan selle filmi ära, kerin ka magama ja siis hommikul on ka veel homme aega natukene püüda, vaatame, mis kell me siit ära lähme, aga mingi söögi teeb ka veel hommikul, ma usun, ja vaatame hommikul edasi, ma hakkan filmi vaatama. No nii, hommik on käes. Tegelikult paneme juba asju kokku, sellepärast, et siin on äärmiselt vastik ilm, tuuline ja ei taha enam täna kala püüda, öösel olid miinused jälle ja praegu on nii külm ja jama, et ma arvan, et see kala ei võta ka enam, et saagiks jäi meil siis, mis meil siin oli. Niimoodi. Aga mis sa teed? On nagu on. Näed, kuidas lõhverdab siin kairitil tekkis juba ka väike hirm jälle, et midagi kukub peale, aga siin on tummised puud, siin ei ole midagi peale kukkumas. Aga vaat, paneme kokku ja sõidame kodu ära, et ei läinud jälle väga hästi seekord. Ei saanud midagi palju. No nii, panemegi minema. Et kehv oli, aga oli nagu oli, sai käidud, telgitud vähemalt ja niisama ju pulli tehtud. Et jah, rohkem polegi midagi. Kiriga magame ära kratid ja näeme järgmises.